tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafis ka jutusid ja minu tänane külaline on moekunstnik Roberta Einer. Tere, Roberta! Tere! Alustame algusest otsast peale. Kuidas juhtus see, et üks noor Eesti tütarlaps üldse sai kuskilt sellise unistuse või sellise mõtte, et juba üsna noores eas seada oma sammud kodumaalt väljapoole ja minna kuskile midagi suuremat ja paljude inimeste jaoks küündimatut otsima? Huvi moe vastu oli mul, ma arvan, et alati, mis algas minu lähedasest suhtest vanaemaga, kes koog, heegeldab, tikib, põhimõtteliselt kõik asjad, mida ma täna teen, ta on mulle õpetanud ja ta on õpetanud nad mulle juba 5-6 aastaselt ja armastus selle vastu ja armastus nii-öelda aja investeerimisse, et midagi ilusat luua, on olnud mingi asi, mis on mulle nagu nii loomulik olnud ja mingil hetkel ma sain aru Eestis olles teismelise eas, et elu on kuidagi liiga mugav ja et mitte, et ma läheks muidu käest ära, aga et ma ei saa oma nagu, ma ei leia oma rada siin elades või siin olles või siin õppides just kooliharidusega. Ja siis mul tekkis mingi unistus minna Central St. Martinsisse, siis kui ma olin 13-aastane, et ma ei tea isegi, kus ma kuulsin, et see on mingi kool, kuhu peaks minema. Ja siis tekkis mingisugune 5 aasta plaan, et mis on need sammud selleks, et seda saavutada, sest ma sain aru, et ma ei saa seda teha, et ma ei jõua sinna kohe, ma ei saa lõpetada gümnaasiumit Eestis ja eeldada, et ma saan sinna sisse. Ma pean tegema mingid vahelised sammud. Ja siis ma jõudsingi omadega Inglismaale, kui ma olin 15. Lõpetasin kooli, läksin Central St. Martinsisse ja siis hakkasid nii-öelda looma mingid uued eesmärgid, millest saigi kogemata enda bränd ja siis minu jaoks kõige tähtsam asi oli Londoni moenädal, mis oli nagu Mission Impossible või siis mingid poed nagu Saks Fifth Avenue, Selfridge'id Londonis, mis olid ka nagu, et kui ma need asjad saavutan enda elus, siis ma olen kõik teinud. Ja niimoodi samm-sammult 15 aastat hiljem olemegi siin. Aga kuidas need nagu vahesammud juhtusid, võtame näiteks selle Londoni moenädala, et kuidas see juhtub, sellepärast et ju noori inimesi, kes õudselt soovivad ja kellel on ilgelt suured ideed ja visioonid ja asjad ja kes käivad Erki moeshow'l, eks ole, näitamas igasuguseid fantaasialende, selliseid inimesi on ju palju. Et mis asi see on, et kas see on lihtsalt suurem teotahe, kas see on suurem tehniliste oskuste omamine või mingisugune visioon, mida enamustel inimestel ei ole. Et mis tegelikult, kui sa lihtsalt võtad iseenda selle loo, mis asjad olid need elemendid, mis lubasid sul sinna jõuda? Ma arvan, et põikpäisus. See on midagi, mida ma olen õppinud, et ma ei ole kindlasti andekam kui enamus inimesi. Nendes koolides, mis ma olen käinud, võimalik, et ma olen andekam kui enamus inimesi, sama Erki moeshow'del. See ei ole see, mida ma eeldan, et ma olen, aga ma olen hästi põikpäine ja ma annan asjadele aega. Ma võtan väga palju väikseid samme selles suunas, et kuhugi jõuda. Ja pidevalt selles mõttes läbi nende aastate, nii kui ma lõpetasin oma kooli ja siis otsustasin, et ma tahan moenädal näidata, mis täna tundub nagu nii julge asi, et võtta telefon kätte, helistada sinna British Fashion Councilisse, öelda, et tere, et ma olen Roberta. Ma lõpetasin nüüd selle kooli, ma tahan näidata oma moekollektsiooni 2 kuu pärast. Ja siis ma saingi nende inimestega, kes seda organiseerivad, jätkuvalt kokku. Mulle pidevalt öeldi, ei, sul ei ole magistrit veel käes, sul ei ole, sa oled liiga noor, see on kõige halvem aeg, et neid asju teha. Ja ma pidevalt olin nagu, et okei, I get your point, aga las ma nokitsen oma asja edasi. Ja aktiivselt läbi nende eide, mida ma nende aastate jooksul kuulsin, ma küsisin oma õppejõult, kas ma tohin suvevaheajal, kui mul kooli juba lõpetatud oma kollektsiooni ise õmmelda oma kooli stuudiotes. Siis ma otsustasin, et ma näitan oma kollektsiooni off schedule, mis ei ole siis moenädal ajal, aga samal ajal nagu moenädal, hästi lähedale sellele. Ja ma otsustasin olla lihtsalt julge ja võtta ühendust kõiki nende inimestega, keda ma tean, keda ma saan ühendust võtta, kasutada ära sotsiaalmeediat ja üle sõita nii-öelda kogu sellest ei-unnikust, mis mu teele sattus. Ja it worked. Ja ma olen sellele palju mõelnud, sest et Eestis on neid disainereid, kes tulevad, lähevad, proovivad midagi teha väljaspool.
et mis neid peatab, sest et või miks nad selle samale levelile ei jõua, ei ole sellepärast, et nad teevad midagi valesti või et midagi on vähem, aga nad lihtsalt, nad ei oota piisavalt. Sa eeldad, et sa lähed, sa teed ühe kollektsiooni või ühe mingi event'i ja et kõik inimesed jooksevad sinu suunas, pakkudes sulle, ma ei tea, kuulsusi, keda riietada, raha, poode, mida iganes. Ja tegelikult see ei juhtu. Et selles mõttes, et see võtab ikkagi aastaid aega ja enamus inimesi väsib ära enne seda. Nii et ma arvan, et minu kannatlikkus ja põikpäisus on see, mis on nagu kõige olulisemad iseloomujooned, mis mind on selles aidanud. Aga kas sa oskad öelda, kust kohast see kannatlikkus ja või põikpäisus tuleb? Mul pole aimagi, sest ma muidu tavaelus olen meeletult kannatamatu. Mul on vaja nagu kõike igapäevaelus, kõike kohe praegu juba eile, et see, kuidas meie stuudioga toimub või minu töömeeskonnaga, et kui keegi küsib, et millal sul seda vaja on, ma ütlesin, mul oli seda juba eile vaja. See, et me täna räägime, me oleme juba ajast maas. Et ma ei tea, aga see tuleb kuskilt seestpoolt, ma eeldan, et ja elukogemusest ma lihtsalt näen, et kiirustades ei jõua kuhugi ja kiirustades ei jõua ma iseenda tööd analüüsida ja teised inimesed tihtipeale ei jõua minu tööle järgi ka. Et ma tunnen, et paljud asjad, mida me oleme teinud aastaid, inimesed alles praegu hakkavad aru saama sellest, sest aastaid tagasi see tundus mingi crazy moevärk, mida keegi kuskil seal Londonis teeb. Ja nüüd täna inimesed saavad sellest aru. Mis jällegi näitab seda, et sul on vaja mõnikord aega, mõnikord sa teed õiget asja, aga aeg ei ole lihtsalt õige. Nii et jah. Aga mis on see sinu stiilis või sinu kunstis, siis see, mis ülejäänud maailmale peale läks? Mis on see asi, mis töötab, kui sina ise proovid? Sa võid kasutada ka kellegi teise sõnu, aga kui sa ise proovid objektiivselt hinnata, sest nüüd sa oled seda ju ka ikkagi väga mitu hooaega teinud, ehk siis mingisugune objektiivne visioon sellest, et kuhu sinu looming asetub või kuidas see looming, mismoodi seda saab sõnastada või mismoodi seda saab kokku võtta. Et mis see oli, mida sa suutsid nii-öelda pakkuda, mida inimesed vaatasid, mida maailm vaatasid ja olenemata kõikidest nendest tupikteedest, eks ole, mis justkui nendest ei-hunnikutest, eks ole, millest sa enne rääkisid, et hoolimata sellest nad olid sunnitud ütlema mingisugune hetk, et welcome. No selles mõttes, et see muutus väga palju pärast Covidit. Ma arvan, see, kuidas maailm võttis minu asju vastu. Aga sest, et ma ise muutusin selles ajas ka ja nii-öelda kasvasin üles sellest, mis bränd alguses oli ja mis ta on nüüd. Ja millised riided ma tahan teha ja milliseid naisi ma tahan riietada. Ja ma arvan, et see, mida ma usun, et ma müün ja mida ma usun, et luksusmood üleüldiselt müüb, on tunne ja on mingisugune unistus. See on, ja Covidis oli see eriti tähtis, et see on see, et ma tean, et me täna ei saa kuhugi reisile minna või me ei saa peole minna, aga see kleit, mis on super kallis, läbipaistev, super unappropriate sellele olukorrale, kus me oleme, kui sa ostad selle, see müüb sulle visiooni paremast maailmast, et ühel päeval sa istud lennuki peale ja sõidad kuhugi Kariibidele reisile või et ühel päeval sa lähed sellele aastavahetuse peole. Ja see unistus ja see nagu idee, et sa oledki see naine, on see, mida ma müün. Ja see, mis ma arvan, minu asjad eriliseks teeb, ongi see, et isegi nagu, kui me teeme moenädala castinguid, kus tulevad mingid modellid, kes on superägedad rocky chickid, kes eluses siukest kleiti pane endale selga, muidu igapäevaselt. Nad panevad selle endale selge ja sa näed, kuidas nagu nende keha hoiaks, sa näed, kuidas nende kõnnak, kuidas nad ennast vaatavad, muutub. Kuidas nende enesekindlus kasvab selles. Ja ma arvan, et see on, et me võime rääkida sellest, et mis selle kleidi juures nagu äge on. Aga päeva lõpus ma tahaks müüa seda tunnet pigem kui seda toodet. Ja ma võin seda ma võin iga hooaeg täiesti uute riietega välja tulla, mida ma teengi, aga see, mida ma üritan iga kord saavutada, on täpselt see sama eesmärk, kuidas panna see naine selles kleidis ennast paremini tundma, ilusamini tundma, enesekindlamalt tundma. Ja kuidas, ja õnneks või kahjuks ongi ka see, et need naised näevad seda ja ka mehed näevad seda, mis on nagu meie suur osa klientidest on mehed, kes ostavad oma naistele neid riideid, mis on nagu minu arust super äge, sest see on nagu kahepoolne imetluse asjade vastu, mis tähendab, et ka mees, kes muidu võib-olla nii suur moehuviline ei ole, ta vaatab seda riietust ja saab aru, et see on ilus kleit. Ja kas sinu jaoks oli ka, kui sa olid
oletame siis, ma ei tea, 13, 14, 15 aastane, olid kas mingisugused riideesemed, mida kandes sul endal tekkis selline tunne või mida sa nägid kuskil mujal ja mis tekitasid sulle endale selle sama visiooni või tunde, et see justkui annaks mulle selle elu või selle emotsiooni, mida ma otsin? Ja ma arvan, et need olid ilmselt mingid asjad, mida ma ema kapist laenasin, ära varastasin. Aga mul on weirdly enough, mul on must pintsak, mis on läbi mu ema nahast pintsak, mis on mu ema käest tulnud, õe käest on läbi käinud. See on Katrin Kuldma nahast pintsak aastast, ma ei tea, 90 lõpust või 2000 algusest. Ja ma kandsin seda, kui ma olin 15 ja ma kannan seda täna. Ja see pani mind siis tundma, nagu ma oleks rohkem täiskasvanud, kui ma olin. Sest ta kuidagi andis mulle selle, milline on mu hoiak, ta tekitas mulle õlad, ta nägi välja viisakas, aga ta piisavalt, et kõik need asjad, ta pani mind tundma nagu ma oleksin rohkem täiskasvanud või et mul on I've got my life together a bit more. Ja see, et ma seda täna kannan, tähendab, et võib-olla, et siis ma täna nüüd olengi see naine, kes ma siis kujutasin ette, et ma võiks olla äkki. Kas sa olid 15-aastaselt sama pikk juba või? Jah. Okei. Aga kui sa prooviksid sõnadesse panna, et mis see tunne siis on, mida sa sooviksid, et naised sinu riietest tunnevad? Et kas see on seotud mingisuguse kindla emotsiooniga või kas see on rohkem seotud, ma ei tea, kui sa võtaksid mingisuguse looma või linnu või mingisuguse olevuse loodusest nagu näiteks, et mis on see mitte lihtsalt esteetika, aga ka see sisemine esteetika, mida sa siis soovid niimoodi edasi kanda? No selles mõttes, et ma tahaks loota, et need naised peeglisse vaadates näevad, et nad on iseenda kõige parem versioon, mida iganes see siis tähendab. Et olla täielik kameeleon äkki, võib-olla see on mingi õige asi, et siukene täielikult tema ise, et mitte, et ma alati mõtlen sellele, et need naised, või noh, ma olen alati mõelnud, et miks naised panevad riidesse ennast või meigivad või kannavad kontsi või mis iganes ja 99% ajast see ei ole mehe jaoks. See ei ole ka teiste naiste või võib-olla see on teiste naiste jaoks, aga ennekõike see on iseenda jaoks. See on selle jaoks, kuidas sa iseennast selles olukorras kõige paremini tunned. Ja ma tahaks uskuda, et see, kuidas ma riidid teen, kuidas meie lõiked on tehtud, see image, mida me brändina müüme, see, kuidas me oleme hästi läbinähtavad selles, mis on meie loomeprotsess, ma jagan hästi palju sotsiaalmeedias seda ja see müüke nagu äge naiste tiim selle taga on, kes saavad sellest naisest aru. Ma arvan, et see kõik nagu lisab juurde sellele, et sellele powerile, mis on, kui naine paneb meie kleidi selga. Kas sa tead, kust kohast tuleb sõna kosmeetika? Ei. Ei tea? See tuleb 2 kreekakeelsest sõnast. Esimene on kosmos ja teine on eetika. Okay. Ja miks see tuleb sealt? See tuleb sellepärast, et iidsel ajal, mida inimesed tegid, inimesed vaatasid taevasse, taevast valitseb mingisugune perfektne harmoonia, eks ole, päike tõuseb ja langeb, kuul on omad faasid, kõik tähtkujud liiguvad mingisuguses perfektses harmoonias, kõik saavad ette ennustada, millal nad tulevad. Perfektne, kosmiline eetika. Ja siis inimesed vaatasid iseennast, meil kõigil on midagi viga, kõik oleme natuke siuksed, peame mingisugust viha, tahame kellelegi halba, läheme vahepeal kellelegi kallal, oleme agressiivsed, koledad, nii edasi. Ja see sõna kosmeetika tuleb ühest inimese kõige sügavamast spirituaalsest soovist iseennast kokku viia kosmilise iluga, mis taevas on. Näljakas, et seda praegu, et täna see on mingi kõige pealiskaudsem asi ja see on alanud mingist täiesti vastandlikust tundest. Just, ja see on nii ilus, sest see sama asi, mida sa just väljendasid, mida nii tihti väljendatakse, on see, et kui keegi tahab ennast ilusasti riidesse panna, vahet pole, kas see on meesterahvas või naisterahvas, aga naisterahvaste puhul eriti nii tihti öeldakse seda, et ei, et ma ei tee seda ju meesterahvaste jaoks, ma teen seda iseenda jaoks, aga ma ei tee tegelikult iseenda jaoks vaata ja siis proovitakse nagu leida, et mis see on. Aga tegelikult see on täpselt see asi, et see on niisugune sügav soov lihtsalt olla harmoonias ja olla lihtsalt nagu justkui nii perfektne, kui on võimalik olla. Aga see on selline looduse ja kosmose austamine on selle sees. Väga äge, ma ei teadnud seda. Sa enne mainisid seda jakki, et sellega sa siis 15-aastaselt said tunda seda, et sa oled justkui täiskasvanulikum, iseseisvam, mis iganes. Ja et nüüd sa võib-olla siis oledki see inimene, kellena sa siis ennast tundsid. Aga nüüd võtame selle sama aja, kui sa oled 13, 14, 15 ja sul tekib mingisugune visioon sellest, mis sa tahad teha ja kes sa tahad olla, siis
nüüd on sellest 15 aastat läinud mööda. Kas sa sellel ajal mõtlesid nii kaugel ette ka, et missugune naisterahvas sa oled 30-aastasena või sa mõtlesid rohkem ainult selle peale, et okei, et 5 aasta pärast ma saan, ma ei tea, ülikooli lõpetada? Jah, et pigem ma võtsin seda 5-aastaste plokkidena, aga ja pigem nüüd viimastel aastatel ongi aina keerulisem olnud tekitada endale eesmärke, mis panevad mind põnevil tundma ennast selle üle, mis elus toimub. Või sest ma ei ole motiveeritud rahast, ma ei ole motiveeritud selles mõttes edust, kui me seda, ma ei tea, kuidas tavainimene seda mõtleb, et oleks kõvasti mingid bännereid ja ajakirjakaasi, kus see nägu oleks peale, et inimesed tunneks sind. Et ma olen loomult looja, mul on vaja teha kätega asju, mul on vaja olla ise stuudios, ise tehastes, olla loomeprotsessi juures kogu aeg, et olla päriselt õnnelik. Ja aina vähem mul on seda aega, et seda teha ja aina kergemini mingid eesmärgid, mida ma olen endale seadnud, tulevad kätte. Ja samas kardad nagu suuremalt ka unistada, sest et siis sa oled juba harjunud nii palju nii-öelda võitma mingites asjades, et siis sa kardad kukkuda nagu veel rohkem. Et ma pigem arvan, et see nagu main challenge äkki ongi see, et mõelda, mida ma järgmise 15 aasta jooksul teha tahan. Mis päriselt võiks mul kasvada ja hoiaks seda suunda, mis minu väärtused on olnud alates 13-14 aastaselt. Et jah, ma ei tea. Kui sa ütled seda, ja võib-olla ma sain valesti aru, siis sa korrigeeri mind, et sa oled ikkagi looja, aga et sa saad seda aina nagu vähem reaalselt seda loomisprotsessi teha, sellepärast, et mida rohkem on edu, seda rohkem asjad kasvavad ja see põhimõtteliselt vist seda kaugemale sa sellest liigud. Just, et sa pead rohkem manageerima seda, et kogu sinu nagu allolev asi nii-öelda toimiks. Ja sest panused on nii palju suuremad. Just, aga siis tekib see küsimus ja sinna sellesse lõksu langevad ju väga-väga paljud loomingulised inimesed, on see, et ma ei tea, Alexander McQueen on esimene, kes mulle niimoodi pähe torkab, et kes teeb lihtsalt midagi nii fantastiliselt, nii hästi uusi võimalusi tuleb kogu aeg juurde ja mingisugusel hetkel sa saad aru, et ma nüüd ei teegi enam kõike seda, mida ma armastan teha, vaid ma tegelikult teen kõiki muid asju peale selle, ja sellel hetkel tihtipeale inimesed saavad aru, et sellel ei ole mõtet, aga tihti nad ei ole paraku väga tihtipeale loov inimestel ei ole piisavalt palju selgroogu lihtsalt, et suuta kuskile mingit piir ette tõmmata ja sa muutud iseenda selle edu nagu ohvriks. Et mismoodi sina tundes, et sa oled mõelnud selle kõige peale, proovid selle kõigega hakkama saada? Või kas sinul endal tuleks mingisugusel hetkel niisugune piir, kus sa ütleksid seda, et kindlasti selles mõttes, et loovtöö igat pidi minu arust loovtöö ja mis iganes valdkond on, kas muusika, film, foto, kunst, moedisain, et see on nii isiklik protsess, mis tähendab, et kui sa seda maailma välja paned või näitad, siis sa avad oma sisemaailma ja siis see on see constant judging. Ja iga kollektsioon on sina moedisainerina täpselt nii hea kui sinu kõige viimasem kollektsioon. Selles mõttes, et kui eelmine kollektsioon ei müünud, inimestele ei meeldinud, ta ei saanud häid reviewsid, siis mida iganes, sest sind liigutatakse poest välja ja sinu väärtus inimesena on kogu aeg küsimärgi all. Ja see on vaimselt hästi keeruline niigi. Ja sa pead oskama ennast eemaldada sellest. Ja mul on eriti nagu raske olnud see, et minu nimi on minu brändi nimi. Ja ma arvan, mina ja mu bränd ja mina inimesena oleme 2 täiesti erinevat asja. Ja ma pean endale pidevalt seda meelde tuletama, et minu väärtus inimesena näiteks ei muutu sellest, kuidas minu kollektsioonil läheb või kas see inimestele meeldib. Mina inimesena olen mina ise. Ja et selles kohas, et seda uskuda ja selles kohas päriselt olla, on kommunikatsioon hästi tähtis. Ja aastatega minu kommunikatsioon minu meeskonnaga, minu sõpradega, minu perega on muutunud aina paremaks. Ja ma tihtipeale tunnen, et ma ei jaksa enam, ma ei suuda, et I need a break, vaata, see on time out ja kui see on time out, see on complete time out. Ja tänaseks inimesed on sellest aru saanud ja inimesed usaldavad minu intuitsiooni, et ka tööalaselt, et kui ma ütlen, et ma praegu ei saa luua, sest seda kõike on nii palju või et mul mõte praegu ei jookse, et nagu trust me,
andke mulle veel 6 aega, mul on või andke mulle 2 nädalat, mul on vaja täiesti offline olla, ma tulen tagasi ja mul on kindel plaan. Ja minu meeskond usaldab mind täna nii palju, et kui ma seda ütlen, nagu they stay put, et selles mõttes, et nad võtavad ka time out'i ja siis, kui ma tulen tagasi, siis nad on kõik nagu kõik valmis selleks, mida iganes me teeme. Ja sama minu pere ja sõpradega, et ma arvan, et võti on kommunikatsioon ja enda eraldamine enda tööst, nagu ideoloogiliselt vaadates sellele. Tavalisele inimesele, kes moemaailmas sees ei ole ja tegelikult ma ei tea isegi seda, kas te moemaailmas ise ka nendest asjadest aru saate või mõtlete nende asjade peale. Aga üks asi, millest ma olen rääkinud paljude inimestega, kes on nii tuttavad inimesed kui ka inimesed, kes on niisugused laiema silmaringiga ja professionaalid, ma proovin mõista tihti nagu, et mis on mingisugused üldised suunad, kus maailm liigub erinevates valdkondades ja see mood on minu jaoks üks kõige huvitavam valdkond sellesama kosmeetika põhjusel, millest ma rääkisin, sellepärast, et erinevatel ajaperioodidel inimesed olles mõjutatud 10 000 erinevast asjast, riietavad ennast väga erinevatel viisidel. Ja kui me vaatame üksikisikud, siis me võib-olla ei oska selle kohta midagi palju öelda, et mida see ütleb meie ajastu kohta või nii, aga kui me vaatame nagu tervet seda üldist massi, eks ole, kui me vaatame näiteks praegusele ajastusele 50 või 60 aasta pärast tagasi, siis me juba oskame, eks ole, kuidagi sõnastada seda, et 2020 see oli selline ajastu. Ja see praegune ajastu, eriti just kogu rõivastuses ka tänaval ja igal pool mujal, tundub lihtsalt olevat nii metsikult kirju, et väga raske on lihtsalt panna nagu mingit ühte stiili või ühte, sest minu jaoks viimane selline asi, mis oli nagu tervet maailma kattis üks sama asi, mida saab nimetada mingi nimega, oli hipsterlus, eks ole, mis oli 10 aastat tagasi. Aga siis tuli sinna peale see normcore ja normcore'iga tuli igasuguseid muid asju ka järsku ja järsku see pilt muutus nii kirjuks, et mina näiteks ei oska enam ühe sõnaga öelda. Kas sina oskaksid kuidagi mingisugust pilti värvida sellest, et mis need nagu moesuunad meil praegu maailmas on? Selles mõttes, et see, kuidas mina seda näen, on, et kui sa lood moodi, sul ei ole mingit handbooki, kõrgmoodi ütleme, selles mõttes, sul ei ole mingit handbooki, mille järgi sa lähed, see ei ole see, et sul on mingis moe etteennustus saidil account'is, sa vaatad, mis järgmine aasta moes hakkab olema, sest sina oled see, kes neid trende loob. Ja siis kiirmood nii-öelda jälgib neid, mis on see, mis tavainimesele tänavale jõuab. See on suurelt inspireeritud või mõjutatud sellest, mis maailmas toimub, sellest, mis toimub uudistes, mis toimub meie igapäevaelus. See on see, mille pärast, et sul on, ütleme, Kanye Westi Yeezy, kui ta algas, mis oli need beigid dressid ja kõik see nii-öelda army looking kodudress ja kummikud ja mis iganes. See on sellepärast, et meie igapäevases telepildis oli näiteks minu silmis nii palju sõda, nii palju Iraaki, nii palju. See oli midagi, mis tundus väga õiges kohas sellega, mis meie nii-öelda uudistes ja päris maailmas toimus. Covid mõjutas jällegi seda kogu meie mugavuspilti ja Covidiga ma arvan, et nii-öelda see 2015. aasta trend või mood või naine või mis iganes, kes käis nagu ikkagi nagu spreitänis ja pani endale küüsi ja ripsmeid ja kõike muud. Covidiga need võimalused kadusid ära, mis tähendab, et me olime sunnitud minema tagasi oma mugavustsooni ja sellesse loomulikku olekusse, kuidas me oleme. Ja tänaseks see, kus me oleme, on jällegi nagu natuke elevated version of that, aga üldpildis Covid oli see, mis meie nagu trende nii-öelda lihtsustas ja riidid muutis mugavamaks. Ja näiteks see, et kui mina teen oma õhtukleite, ma tahan, et nad oleksid ikkagi mugavad, ma tahan, et see kangas veniks, ma tahan, et ta muutuks naisega, kes seda kannab, tema kehakujuga, mida kannab, sest see on see, millega me tegelesime terve Covidi. Keegi käinud trennis või tegi liiga palju trenni või whatever the hell they were doing. Et keeruline on öelda, siin ongi see 2000. aasta taassünd, trend on obviously nagu a thing. Aga ma arvan, et moes me oleme just selles mingis nagu me oleme lihtsustanud moodi kui sellist. Me oleme lihtsustanud seda, kuidas me kanname riideid, seda, mida me riietelt tahame. Me tahame pigem mugavust. Ja siis alles järgmisena tuleb ilu. Me tahame pigem vastupidavust ja alles siis me tahame olla nii-öelda moodsad. Ja me hindame kvaliteeti rohkem, kui me hindasime seda 5 aastat tagasi.
Aga jah, ma arvan, et see, kuidas me seda näeme, alles ilmselt selgub täies pildis 20 aasta pärast, isegi mitte 10 pärast. Aga kas sa siis ütleksid niimoodi, et kõik, kes moodi loovad, nad proovivad siis nii-öelda läbi loomulikult iseenda eripära siis tabada seda õiget kohta, just, eks ole, seda kultuurihetke läbi siis oma selle oma prisma ja kes seda nii-öelda kõige paremini või kõige autentsemalt teeb, see on siis see, kust tuleb see, et miks need ka Yeezid, eks ole, kogu tema see esteetika nagu niimoodi plahvatuslikult lõi välja. Ja ma arvan, et see ongi see, mis defineerib nii-öelda head moedisainerit ja keskpärast. Et kas sa tabad ära selle kultuuri hetke, sest moodis lood nii-öelda vähemalt 6 kuud ette. See mõttes, et see, mis mina täna välja mõtlen, ta jõuab poodidesse 9 kuu pärast. Ja ma pean täna ära tabama, kuhu suunas meie kogu maailmapilt liigub. Ta peab olema ta ei tohi olla nagu out of place, sest et ta ei tohi olla nii-öelda liiga vali. Sa ei proovi kunagi teha mingit meeletult valjud statementi, sa üritad lihtsalt ajaga kaasas käia paralleelselt, aga sa oled nii-öelda ajast ees. If that makes sense nagu. No jaa, sest siin on ka Kanye West on nii hea näide sellest, et kui tema, eks ole, 2004, 5, 6, eks ole, oma nende albumitega siis välja tuli, see rõivastus, mida ta siis kandis, ta käis nagu valge koolipoiss põhimõtteliselt riides, eks ta oli Marco Polo särgid, eks ole. Ja täna on see on see, mida me idealiseerime nagu golfimängijad ja tennis ja mis iganes, et kogu nagu streetwear tänaseks näiteks mina nagu love following it, et streetwear täna või nagu cool'id streetwear brändid on nagu need, kes idealiseerivad seda tenniseväljakut, vaata, ja nii-öelda seda väga valget elustiili ja ütleme, mitte korvpalli, aga golfi. Et Tyler, the Creator ja whoever, vaata, nagu that's the image, right? Aga kuidas sa ütleksid, et sinu esteetik, eriti just need heegeldused või kudumid, ma ei tea, need on heegeldused vist pigem. Heegeldused ja kudumid, kõik. Et kuidas see oli mingisugune selline asi, mis inimestele peale läks, et kust kohast, et kas see on ka mingisugune igatsus mingisuguse kodu ja vanaema soojade käte järgi, sest näiteks minu isa naine, keda ma tean, pisiku sellest ajast, kui ma olen 6-aastane, eks ole, tema kogu aeg heegeldas neid bikiine, eks ole, müüs neid Pärnu rannas ja mujal, eks ole, tegi ka väga-väga popid inimestele läksid väga peale ja ka teised brändid on selles mõttes selliseid asju teinud, aga sina teed neid kuidagi täiesti nii sellisel omal viisil, et need tulevad nagu, kuidas ma ütlen, sa ei tee heegeldatud asju, sul on uhked asjad, kus on heegeldused ja see mõjub kuidagi nagu väga jällegi ägedalt, aga minu küsimus ei ole see, et miks ta mõjub ägedalt, sest ma saan aru, miks ta mõjub ägedalt. Minu küsimus on jälle see, et kuidas see ülejäänud maailmale peale läks. Ma arvan, et siin on kaks nii-öelda vastust sellele. Üks on see, et nagu sa ütlesid, et äkki selles, mida ma teen, on mingisugune lihtne äratundmisrõõm nendele inimestele, kes who can relate. Aga enamus maailmast, minu kõige suurem turg on Ameerika turg näiteks. Enamus ameeriklasi ei ole ühtegi heegeldatud asja näinud oma elus, mis on käsitsi tehtud. Nende jaoks või minu klientide jaoks, poodide buyerite jaoks on täiesti nagu mõeldamatu see, et kui ma räägin, et ma võin ise heegeldada ja kududa praegu siin oma kätega. Sest see tundub mingi nii ulme asi, et ma arvan, et selles mõttes suures pildis nii-öelda kogu välismaailmal äkki ongi see, mis neid võlus, on just see vastupidine punkt. See on mingi asi, mida nad ei ole varem näinud. See on nende jaoks tundub täiesti arusaamatu, kuidas sa võid oma kätega midagi sellist teha või seda välja mõelda ise. Ja neile, kes saavad aru, mis see on, nüüd me oleme 90% liikunud käsitsi tehtud asjadest lihtsalt koguste pärast, kuigi me heegeldame osasid asju Eestis, osasid Madagaskaril, siis enamasti me oleme liikunud masin tehtud asjadesse. Ja minu nagu kõige suurim challenge ja mingi asi, mis mulle nagu pakub ülipalju põnevust, mida ma nagu igapäevaselt teen, on nagu kudumite kodeerimine ja ütleme, proovida vaadata, kui palju ma suudan suruda seda piiri, kust tehniline aspekt ja nii-öelda käsitsi asjade tegemine kohtuvad. Ja nagu see ja nende inimeste puhul, kes saavad sellest maailmast aru,
alates tehastest, kellega ma töötan, kes vaatavad neid asju, mida ma ennem olen teinud, siis ma usun, et sa ütled, et see on masinaga tehtud. Aga ma ei kujuta elu sees ette, et kuidas see võimalik on. Ja ma arvan, et see võib-olla see sama point ongi see, mis tõmbab inimesi selle juurde, et kui see kleit on stange peal, siis sa tahad seda katsuda, sa tahad seda endale selga panna, sa tahad seda lähemalt näha. Et võib-olla see ongi mingi tundmatus äkki selle vastu, mis me teeme. Ja siis võib-olla, kui sa tuled kuskilt Eestist või Ida-Euroopast või kust iganes, kus on kultuuriline osa või Lõuna-Ameerikast, kus on kultuuriline osa kätega oma asju teha, heegeldada ja kududa, siis on see äratundmisrõõm alles. Et could go nagu both ways. Ja mõlemate jaoks vahet pole, kas see on siis see kultuur, kus sihukest asja üldse ei tunta, siis see põhjus ka, miks see neile peale ikkagi läheb, on see, et kõik ülejäänu selle juures, see on piisavalt äratuntav, et seal on nagu, et see on võõras ainult nii palju. Selles mõttes ma ei müü mingit etno just, eks ole, et see ei näe neile välja nagu et see just rahvariided neile pähe. Kuigi nendel on mingisugused elemendid, mis on nagu nii traditsioonilised. Et ja samas see on piisavalt erinev kõigest muust, mis turul toimub. Et tihtipeale mul on endal hirm, kui erinev see kõigest muust on, siis sa mõtled, kuidas meil on niimoodi vedanud, et inimesed on selle vastu võtnud midagi, mis millel doesn't make any sense. Et jah. Kas sa ise muidu oled mõelnud selle peale või tead, kust kohast sul see värvide armastus tuleb? Sest see ikkagi, mina ütleks, väga värviline on see, mis sa lood. Ma ei tea, ma arvan, et ka kuidagi lapsepõlvest, et ma enamus oma lapsepõlvest veetsin õues ja veetsin vanaemaga lilledega ja kimpe tehes ja taimi istutades ja peenreid rohides. Et see nagu looduse ja aias ja metsas olemise armastus oli hästi suur ja siis ma joonistasin neid lilli hästi palju ja tikkisin neid samu lilli, mis ma vanaemaga kasvatasin ja tuppa tõin ja nii edasi. Et see on mingi asi, mis mul on kuidagi hästi tähtis, et kui ma igapäevaselt läbi elu lähen, siis kui mu telefoni feed'i favorites vaadata, siis kui ma kõnnin ja ma vaatan, et see roheline kuskil tee peal on nagu super nice kontrast, siis mul on neid pilte, mis on zoomitud hästi lähedale mingitele värvikombinatsioonidele või kui ma käin näitustel kunsti vaatamas, siis ma ei tea kunagi fotot nagu sellest, ma ei tea, näituse saalist või pildist, mis seal on. See on nagu mingi zoomitud sisse mingi väikene nüanss, kus on see 2 värvi kontrast, mida ma varem näinud ei ole. Või mingi asi, mille ma olen nagu that looks really great. Ja siis kui ma alustan oma kollektsiooni tegemist või võtan oma neid värvikaarte kudumitele, siis ma olen nii, et okei, meil on vaja täpselt sellist mingit beeži või meil on vaja täpselt sellist mingit virsiku värvitud tooni. Siis ma annan oma selle meeskonnale üle, siis ma ütlen, et leidke mu nagu, kus iganes see nagu lõng on seda virsiku värvi, siis see on see, mida meil on vaja, sest ta on nagu ideaalne kontrast selle rohelisele näiteks. Et ma ei tea, kas see on mingi asi, mis tuleb mulle nii loomulikult, et pigem kui ma lähen nagu monotoonsetesse kollektsioonid, monotoonsemaid tooteid teen või kui on talvekollektsioonid, siis see on mulle palju keerulisem neid teha, sest et sa pead kuidagi nagu veits tagasi tõmbama, sest et see on talvekollektsioon, aga nendel hetkedel on pigem need kohad, kus ma küsin teiste inimeste nõu, sest see ei ole minu kõige tugevam külg. Et sa mainisid seda, et talvekollektsioone sinu jaoks on natuke keerulisem teha, sellepärast, et see peab olema monotoonsem, sina oled loomulikult hästi värviline. Ma tahaks küsida selle kohta, et kas see vahemik, mis perioodidel peavad kollektsioonid välja tulema. Mina lihtsalt, kui ma loogiliselt proovin mõelda, siis loovinimestel loovus, käib väga erinevat moodi, kas käib mingite lainatena või mingite tuhinatena või mingite aastatel on ja aastatel ei ole, mis iganes. Et aga see tundub mulle, et mingit viisi pidi ikkagi, eriti kui seda piisavalt mitu hooaega järjest teha, et siis mingitel hetkedel sul ei ole lihtsalt seda mugavust, et mul praegult ei ole seda loovust ei ole peal, eks ole, musa ei räägi minuga, sest sul on see, et okei, meil on pool kollektsiooni valmis, meil on teine pool vaja ka valmis saada ja siis sa lihtsalt pead tegema. Et kas see on ka mingisugune asi, mis potentsiaalselt võib mingisugune hetk, kui ei oska iseenda eest piisavalt hästi hoolt kanda läbi põletada, see lihtsalt, et see rütm ei ole, on sinu eest määratud ja sa pead lihtsalt selle järgi käima. Ja, et see on mingi asi, mille sa kaotad, on see loomisvabadus. Kui sa
kui sa nii-öelda astud sammu sellesse nagu moenädalate graafikusse, see on see, et iga september see peab olema kollektsioon, iga veebruar peab ka kollektsioon olema, iga märts ma olen Pariisis müüke tegemas, iga oktoober ma olen Pariisis, et müüke teha. Selles mõttes tavaliselt seda, et kui sa juba oled kollektsiooni alustanud, siis tavaliselt mul mõte jookseb päris hästi, aga see on see nii-öelda alustamine või nagu selle suuna valimine, mis on kõige raskem. Eriti kui sul on mitu suunda, mis võiks samal ajal töös olla. Ja tihtipeale on see tunne, et see nagu, et see, kui me Pariisis oma kollektsiooni müüme, ma juba tegelikult alustan oma järgmist kollektsiooni. Ja kui sul on pea ühes asjas täiesti sees ja sa üritad nagu tervele maailmale presenteerida seda kõige paremini, sul peab mõte juba järgmise osa olema inimesele nagu mina, kes ma ei ole väga hea nagu multitaskija. Mul on hästi keeruline seda teha. Aga selle vastu minu jaoks aitabki nagu mingite pauside tegemine, kus ma lähen ja ma teen täiesti teisi asju, et vahet ei ole, kas ma siis surfan või ma loen või ma olen kuskil Peruu džunglis, et vahet ei ole, mis see siis nagu on, aga ma elan nii-öelda päris elu, mis on moemaailmas täiesti eemal, sest et siis ma nagu mingis mõttes hakkan igatsema loomist pärast selle pausi andmist endale ja siis need mõtted jooksevad palju selgemalt ja palju paremini juba välja. Kuna sina oled nüüd sellises väga ilusas positsioonis, kus võib-olla kui mõni noorem ka entusiasmi ja naiivsust täis inimene, olgu ta meesterahvas, naisterahvas või täitsa muu rahvas, siis kes võib mõelda seda, et kus ma tahaks ka alles nagu teha ja luua ja saavutada, siis kas sa oskad öelda, äkki on olnud sinu elus ka mingeid asju, mida sa kas uskusid moemaailma kohta, mida sulle öeldi moemaailma kohta, mida sulle öeldi, et kas asjad käivad nii või asjad käivad naamoodi või anti mingisugust sorti nõu, mille kohta sa täna oskad öelda, et tegelikult on hoopis vastupidi või vähemalt kindlasti ei ole nii, nagu mulle öeldi? Esiteks võib-olla see, et vähemalt kunagi ma nagu arvasin, et jällegi, et sa pead olema mingit pidi super connected ja teadma inimesi või et kuidagi sul on vaja küsida kellegi käest mingit teeneid, mis aitavad sinu edule kaasa. Siis täna ma ei usu seda, sest et suures pildis võib-olla Eestis inimesed arvavad, et ma ei tea, et ma enne blogisin ja et ma käisin erakoolis ja kõik mingid imelikud asjad, mis inimestele mingit pidi meeldib välja noppida kuskilt ajakirjanduse seest, siis tegelikult maailmapildis Londonis olles ma olen nende arvates Ida-Euroopa tüdruk, kes vaevu rääkis inglise keelt, kui ta Londonisse kolis. Ja kõik asjad ma olen teinud täpselt vastupidi, kuidas peab tegema. Ja mitte keegi ütleme, et nagu nobody owns me anything ja mina ei võlgne ka kellelegi midagi. Et tegelikult on võimalik täiesti enda motivatsiooniga, täiesti tulles mitte kuskilt teha nagu väga suuri asju. Sellepärast, et päeva lõpus, kui sa teed seda hingega, sa teed seda õigetel põhjustel ja see tuleb õigest kohast, siis inimesed panevad seda tähele. See ei pea olema mingi vali asi, mis nagu karjub, et nagu vaadake, mis ma siin nüüd teen, vaata, või selles mõttes, et mingisugune olla aus iseenda inimeste vastu ja olla hästi läbinähtav, see on midagi, millest inimesed saavad aru ja seda on näha ka läbi sinu töö. Ja ma arvan, et see on kõige suurem õppetund, et võib-olla mitte või mingi asi, et mitte nii-öelda valetada selle kohta, kes sa oled või mis sa teed või kui hästi sul läheb või mis iganes, aga näidata täis protsessi ja ausaks kõigest, mis sa lood. Aga kui sa enne ütlesid seda, et see asi, mis sul aitas seda kõike teha, oli sinu põikpäisus ja sinu kannatlikkus, siis mis sa ütleksid, mis olid sinu jaoks kõige suuremad nagu takistused või mis olid need asjad, mis sa pidid ületama, mis oli sinu jaoks raske, mis oli sinu jaoks keeruline? Kas sul oli midagi siukest, mis pani sind mingil hetkel mõtlema, et nagu äkki ma lähen hoopis mingisugust teist teed kaudu, mitte täitsa seda, et annaks alla, aga mis oli sinu jaoks challenge? Esiteks
eks ma ise, ütleme igapäevaelus inimesena, kes mina olen, ma ei ole meeletult enesekindel inimene, mul on oma toodete müük või oma disaini uskumine või et ma siiamaani ei usu, ma olen nii, et võib-olla järgmine hooaeg mitte keegi ei taha mu asju, siis ma pean tegema mingeid muid asju. Ja seda ei ole veel juhtunud, aga ma olen nagu iga päev jätkuvalt suht šokis sellest, et mul on võimalus teha asju nii, nagu ma teen. Et minu nagu, ma olen õppinud aru saama, et minu enda pea on üks kõige suurimaid takistusi selles, kes ütleb ei, vaata, või kes nii-öelda, kes paneb mind endast kahtlema. Teiseks, mingit pidi lähedased inimesed, aga sellele ma vaatan tänutundega, et inimesed sinu ümber alati nii-öelda kahtlevad sinus või nagu they always question you ja kui ja üritavad sind peatada ja kui sinu lähedased inimesed teevad seda enne, kui välismaailm teeb, siis sa tegeled selle situatsiooniga juba enne, on ju. Mis tähendab, et siis, kui ma oma nii-öelda kõiki külgi ja oma tööd, mis iganes näitan väljapoole, ma olen juba nagu immuunne sellest, on ju. Nii et ma olen tänulik pigem sellele, et minu lähedased, minu pere, minu sõbrad, kes iganes mingitel hetkedel seavad küsimärgi alla minu otsuseid, minu disaini, minu teekonda, mida iganes. Sest et see valmistab mind ette päris maailma jaoks. Ja ma ei võta seda rünnakuna, siis see on konstruktiivne kriitika, on ju. Ja siis kolmandaks võib-olla see, et briti moemaailmas vaadates minu teekond ei ole olnud tavaline, mul ei ole olnud, et kuigi ma olen olnud mingis see nii-öelda New Gen, see on siis noorte disainerite communities, mis on mingi auhind, mida jagatakse alguses ja siis enamasti inimesed, nii-öelda edukad brändid käivad läbi mingisuguste nagu sammude, et sul peab tulema mingisugune raha Vogue'i tagant, sponsorshipi tagant, mingi muu auhind kuskilt mujalt ja siis sa võtad need sammud nii-öelda läbi ja siis sul tuleb edu. Minul Briti nagu moemaailmas seda ei ole olnud, kuigi ma olen olnud Londoni bränd ja see on mind hästi tihti kahtlema pannud, et minu teekond ei ole sama nagu minu sõprade teekond, kes seal asju teevad. Ja siis, kui ma lõpetasin selles nagu enda võrdlemise nende teiste minu vanuste brändidega, ütleme nii, ja sain aru, et minu turg võib olla Ameerikas või Dubais või Hongkongis või Lõuna-Prantsusmaal, siis et see ei pea olema seesama Londoni community ja ma olen täiesti teistsugune bränd, siis see aitas mind kõvasti kaasa, et nii-öelda nendest rakmetest lahti saada. Mm-hmm. Kõikides nendes kolmes asjas, mis sa mainisid, see läbiv joon on see, et takistus on tegelikult see asi, mis aitab sul saada selleks, kes sa pead olema ja jõudma sinna, kus sa pead jõudma. See on nii hea, see, mis sa ütlesid selle kohta, et kui lähedased inimesed küsitlevad, kahtlevad nii edasi, siis nii tihti me arvame, et nad justkui ei peaks seda tegema või et see näitab seda, et meist ei hoolista või meid ei armastata, aga tegelikult see on täpselt see asi, mis meil on vaja selle jaoks. Et nagu siis ütlesid ka päris maailmas sellega hakkama saada. Sest muidu see lööb sind nagu täiesti maha. See on nii klišeeline, eks ole, aga nagu see Ameerika ära hellitatud, vaata laps, kellel on öeldud nagu terve perekond on talle 15 aastat rääkinud, et on kõige imelisem inimene iialgi, eks ole, temast saab maailma suurim staar ja siis ta on seal American Idoli esimeses voorus ja siis ta saab esimest korda teada, et Simon Cowell on esimene inimene, kes ütleb talle, et su hääl on kohutav, lihtsalt see on täiesti õudne, eks ole, ja 15 aastat on inimest kannatanud, et sellepärast on tegelikult suur kingitus, kui su lähedased ikkagi natukene nagu pushivad back'i. Kõige väärtuslikumad vestlused on need, mida ma olen pidanud oma pere ja lähedastega, kus ma võin tihtipeale nagu 3 korda selle vestluse jooksul solvuda või pisarates vastu vaielda, aga see on see, mis mind paneb päriselt mõtlema ja päriselt surub edasi, mis iganes olema parem inimene, olema parem disainer, vaatama oma tööd kriitilise pilgu alt ja nii-öelda päriselt mõtlema. Sest et tihtipeale, kui me nii-öelda välismaailmaga suhtleme või ennast nii-öelda näitame loomemaailmas, siis sa pead ikkagi nagu näitama enda parimat versiooni. Mitte moenädalal ma ei challenge'i enda nagu mõtet teiste ees või oma buyer'itega, ma ei tohi kahelda. Need kahtlused peavad enne juba ära olema. Kas sa oskad tuua mingisuguse näite, kas sellest esimesest asjast, mis sa rääkisid, et kui sa oled nagu ise endale olnud
takistuseks iseenda kahtlustega või mingite asjadega mingi konkreetse näite või mingisuguse näite sellest viimasest asjast, kus keegi teine on aidanud sul mõista seda, et võib-olla kas sa oled mingisugusel teel, mis on nagu veits vale, tuleb suunda muuta või ka mingisugune uskumus nii-öelda või tee või suund, kus sa oled läinud, kus sul on olnud see, et okei, äkki siin on tegelikult mõtlemiskoht, äkki tuleb hoopis siiapoole või sinnapoole liikuda? See on kombinatsioon neist kahest, ma arvan. Enne Covidit, mis oli siis viimane kollektsioon, mis me moenädala näitasime, ametlikult oli siis, või catwalkina oli SS20, mis oli siis september 2019 äkki. Ja siis me tegime meeletult hea müügi, kõik asjad toimisid, kõik oli tore, aga mul nagu see sisetunne kuidagi ei olnud õige minna järgmisesse hooaega, sest et ma nagu nägin, et see, mida ma brändina endast kujutan või mida ma pean tootma nende poodide jaoks, kes mul on kliendid, kes iganes, ja see, mida ma päriselt tahaks ise teha, nagu enam ei ühti, sest ma olen kasvanud inimesena, ma olen kasvanud naisena, ma olen kasvanud disainerina, et see minu visioon brändist, kes on Roberta Einer, on täiesti erinev. Ja siis me võtsime vastu otsu detsembris 2019, et me järgmist moenädalat nagu show'na ei tee ja ma teen 2 eraldi kollektsiooni. Üks me tegime nagu super evening wear, mis on nagu väga high-end made to order, Swarovski kristalle täis, väga nagu haute couture'i moodi asi, mis näitas igas komplektis täiel viisil kõiki minu tehnilisi oskusi, mida ma olen aastatega õppinud ja ma olin selle üle meeletult uhkes, sest mul oli ruumi luua päriselt asju, mida ma tahtsin luua ilma hinded peale mõtlemiseta, ilma millegi muuta. Ja siis teine kollektsioon oli lazy collection, mis oligi nagu rohkem streetwear ja teksad ja recycled pusad, mis iganes T-särgid ja asjad. Ja me näitasime neid täiesti kahte erinevat pidi läbi mingite eventide ja pidude just nagu 2 nädalat enne, kui Covid hit aastal 2020, nii et see nagu mängis täiesti õigesti välja, sest kui ma oleksin nii-öelda kogu oma nii-öelda aja ja finantsi pannud moenädala show'le, mis siis oleks pidanud müüma sel ajal, kui kõik poed läksid kinni, kui kõik tehased läksid kinni, kõik tootmine läks kinni, siis ma oleksin ilmselt nagu täielikus pankroti omadega jõudnud. Aga see oli mingi sisetunne ja see ei olnud see, et ma üritasin Covidiga kaasas käia või ma üritasin nii-öelda mingit statement'i teha targem olla, see oli minu sisetunne lihtsalt, et need asjad ei klappinud ja siis see kuidagi jooksis kokku. Väga kaunis. Kas sa oskad öelda mingisugust asja, millesse sa oled kas väga uskunud või ka mingisugust nii-öelda mõtteviisi, mõttemaailma, mis sul on olnud, mis aastatega on kas väga tugevalt muutunud või kus sa saad selgelt näha, siis ütlesid ka, eks ole, et sa näed, sa oled inimesena kasvanud ja ilmselgelt juhtub ka ju. Et kas oskad tuua näiteid mingisugustest asjadest, mis on just mingisugused ellusuhtumised või uskumiste küsimused, kus sa tunned, et ma enne arvasin nii, ma enne uskusin nii, aga nüüd see tundub mulle täitsa totakas? Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et ma olen pigem vastupidi, et minu mingid tõdemused ja uskumused on aina tugevnenud, et ma kuidagi alati, ma arvan, et minu sõbrad ja pere ütleb ka, et ma olen, sellest ma nii nagu ma käin riides või nii nagu ma ennast, nii milline ma inimesena olen, ma olen hästi palju täpselt samasuguseks jäänud, nagu ma olin 15. Mul päriselt, et need põhitõed inimesena, kes ma siis olin, mingi alates huumorimeelest kuni sellesse, millesse ma usun või see, millele ma mingid esseed, mida ma kirjutasin, kui ma olin 12-aastane ja see, millele teemadel ma kirjutasin oma ülikooli lõputöid, on suht samad asjad. Et pigem need nagu uskumused on tugevnenud kui see, et ma olen üles ärganud ja vastanud, vau, et kõik everything I knew on hoopis teistpidi. Kui sa ise ennast analüüsid ja siis mõtled selle peale, et okei, võtame näiteks järgmised 10 aastat siis, et mis sinu enda jaoks kõige suurem selline oht on, et kas mingisugune lõks kuhu langeda, mingisugune asi, millesse kinni jääda, olgu see seotud lihtsalt sellega, et tuleb kogu aeg tubli olla ja edasi teha, kui tegelikult oleks vaja puhata või mis iganes muu asi. Et mis sa ütleksid, et nagu kui sa iseenda nõrkuseid proovid objektiivselt analüüsida? Päris palju asju, aga
kindlasti nagu selles maailmas ära kadumine võib-olla nagu üks, et proovin endale kogu aeg nii-öelda meelde tuletada, et mis asjad need päris maailmas tähtsad asjad on. Et see, kuidas nagu minu töö ja kogu see moemaailm tõmbab mind enda sisse selles non-stop rattas, kus sellised jooksed ja kuidas mingid kõige väiksemad asjad alates mingitest, ma ei tea, nagu sellest, kuidas on mingi varukas õmmeldud, võivad nagu su päeva täiesti ära rikkuda nagu lõputult ja kuidas ma veedan tehastes aega, kus mingid vanad mehed karjuvad mu peale rääkides, et see, kuidas mina asju teen, on üldse vale ja et nemad on teinud seda rohkem, kui mina olen elus olnud. See tunduvad nii olulised ja siis mingitel hetkedel ma nagu lasen kõigel sellest nagu ennast läbi immutada ja ma unustan ära, et ma teen ainult nagu riideid, ma ei ravi kasvajaid ja ma ei lahenda maailma suurimaid probleeme. Et päeva lõpus ma toodan ainult kleite, mis on veits liiga kallid ja veits liiga läbipaistvad ja et maailm ei lõppe sellega ja ma pean lihtsalt seda pidevalt meenutama, et sest et ma olen üliemotsionaalne inimene ja ma ülimalt hoolin kõigest, mida ma teen ja ma hüppan nii-öelda pea ees sisse kõigesse ja lihtsalt mitte lasta sellel kõigel emotsionaalselt ennast ära putuda, ma arvan, suur asi ja ka tervise mõttes, et tervis on nagu füüsiline tervis on minu suur nõrkus läbi nende aastate olnud ka nagu rääkides unest, igast nagu viirusest, mida ma endale saan külge, lihtsalt sellepärast, et ma ju hoolitsen enda eest selles protsessis, kus ma teen tööd. Siis selles mõttes, et kui ma loon kollektsiooni, seal ei ole ja ma olen inspireeritud, siis seal ei ole seal ei ole ühelgi päeval ei ole kalendrit, mul ei ole kalendrit, mul ei ole ühtegi nädalapäeva, ma töötan laupäev, pühapäev. Kui ma tahan tööd teha, siis ma pigem töötan isegi ilma meeskonnata, ma lähen stuudiosse ja ma võin seal olla 2, 3, 4 hommikul, sest et mul mõte jookseb. Ja tegelikult see on mingi asi, mis on nagu positiivne minu jaoks nendel hetkedel, sest et I'm excited. Ma tahan luua, mis on, kui see hoog peale tuleb, on mega, aga siis füüsiliselt ilmselt ei ole kõige targem asi. Et see tasakaal loomisel ja enda eest hoolitsemisel, ma arvan, on üks suur challenge, mida ma üritan lahendada. Mul on veel paarid küsimuseks aega. Sa osaliselt juba tegelikult ennem vastasid sellele ka, aga ma igaks juhuks küsin seda uuesti või sõnastan vähemalt niimoodi, et võib-olla kui sa tahad sinna midagi lisada, siis sa saad. Et jällegi, kui sul oleks mingisugust nõu anda noortele moekunstnikutele, kes tahavad midagi luua, teha, siis mis see oleks või võib-olla veel olulisem, kas sa oskaksid soovitada nagu missugust nõu mitte kunagi kuulda võtta? Teemad, millest me juba rääkisime, et see põikpäisus ja töötahe, aga ka kartmatus. Et ma alati mõtlen sellele, et kuidas, kui meil me väiksed lapsed, et see ei kartnud puu otsa ronida, sest see ei kartnud alla kukkuda või et jalgrattaga esimest korda sõites siis läksid edasi põlved katki. Et mida vanemaks me muutume, seda rohkem me kardame mingit läbikukkumist või me kardame küsida abi kelleltki või me kardame oma loomingut teiste inimeste silmelt panna või et sa õpid moedisaini, aga sa ei tea, et sa ei näita seda üheski oma sotsiaalmeedias seda või sa võid olla mega paljud inimesed on väga andekad, aga ka keegi ei tea seda. Selles mõttes me hoiame kõike seda oma nagu sisemaailma elu enda sees, mis minu jaoks on nagu täiesti ulme, et nagu miks. Ja see ongi nagu see, et inimestel on hirm või noortel on hirm läbi kukkuda või on hirm, mida keegi teine arvab sellest, mis sa teed. Ja ma arvan, et minu kõige soovitus ongi sellest üle saada, et mida nooremad me oleme, seda vähem meil on kaotada, on ju. Ja seda rohkem sellest on võita ja mida varem sa alustad selle kõigega, seda kiiremini sa oma hirmudest üle saad ja seda rohkem sul on aega neid väiksed võite oma nii-öelda ellu koguda ja väikestest võitudest saavadki suured. Okei, see on perfektne asi, mis sa tuletasid mulle sellega meelde ka, mis sa alguses ka rääkisid ja millest ma tahtsin kinni võtta, mis mul läks meelest ära. Seesama asi, et inimesed vaatavad, mis sa teed, eks ole, sa nagu põhimõtteliselt paljastad ennast iga kord, kui sa kellelegi näitad, mis sa oled loonud, see on minu looming, see tuli läbi minu ja nüüd lihtsalt hinnake seda, eks ole, see on metsikult nagu, see ongi paljast, see on täiesti paljastav kogemus ja see on sama, igasugusel loomalal, eks ole, samamoodi.
mismoodi sa tuled sellega toime ja ma tahan teada just nagu tehniliselt tahan kuulda, et mis on sinu, kas see self-talk või mida sina iseendale ütled, et oletame sellel hetkel, kui sul peaks juhtuma niimoodi, et sa teed midagi ja ei lähe inimestele peale, ei meeldi või mõnele meeldib, mõnelt saad ikkagi räigelt kriitikat, et kuidas sa tehniliselt, praktiliselt iseendaga sellel hetkel kõneled selle jaoks, et mitte lasta sellele ennast ära süüa? See vestlus hakkab juba enne, kui see juhtub. Et mida lähemal ma oma kollektsiooni deadline'ile jõuan, mis iganes see on siis show või shoot'i väljatuleku kuupäev, seda rohkem ma lähen kinni. Mis tähendab, et minu lähedased inimesed, minu meeskond teavad, et seda võimatu on näiteks minuga kontakti saada. Selles mõttes, et sotsiaalmeedia äralõikamisest kuni igasuguse nagu inimliku kontaktini, et kui mulle pigem nagu lähedased armastused inimesed toovad mulle stuudiosse toitu, et vaadata, et mul on toit olemas ja ma joon piisavalt vett. Aga nad ei oota mitte midagi tagasi ja nad näevad, et ma ei saa mitte midagi anda, et ma sean kuidagi endale tekitanud täieliku mulli ja minu meeskond on võti selleks, et nad teavad, et ma vajan seda nagu protective zone'i, see, et ma saan teha otsuseid kartmata, mida keegi neist arvab just nendel lähinädalatel, mis nagu which lead out to deadlines. Sest et tihtipeale nendel hetkedel on enne seda, sa teed mingeid otsuseid, mis tõmbavad natuke seda mingit, ma ei tea, nagu otsuseid tagasi äkki. Et olla julge ja julge näidata endale, minu jaoks see on kõige tähtsam enne seda. Ja siis, kui kollektsioon tavaliselt välja tuleb, siis ma jätkan sellega, ma täiesti, telefon on umbes 24 tundi tavaliselt väljas, või et keegi teine repostib neid asju või teeb mida iganes, sest et mul on vaja lihtsalt magada ja seda hingetõmmet ja nagu eemal astuda sellest ja oma perega aega veeta mida iganes ja siis samm-sammult ma tulen tagasi läbi oma pressiagendi või kelle iganes pressioffice'i, kes annab mulle neid reporte, nii nagu mul on neid vaja näha, ilma selleta, et ma lihtsalt guugeldan ja strolliks, mida keegi arvab või ei ole piisavalt mingit repost asjadel või mida iganes. Et pigem ongi nagu filtreerimine, kõige tähtsam minu jaoks on filtreerida informatsiooni, mis minuni jõuab ja nii-öelda seda täispilti samm-sammult, ma arvan, sest et ka, et kui neid, see ajatelg on see, et moekollektsiooni näitamise ja Pariisi müügi vahel on nädal aega ja kui see nädal aega see feedback on olnud suht halb või ei ole nii hea olnud, siis ma jõuan omadega Pariisi nii, et minu enesekindlus on 0. Ja siis ma pean müüma seda inimestele, kes tulevad sinna ja nagu that's not gonna work, mis tähendab, et vähemalt see nädal aega mul peab olema mingisugune filter või ma pean otsustama seda informatsiooni mitte vastu võtta, sest et minu nii-öelda image või visioon sellest, mis toimub, on see, et kõik on ideaalne. Ja võib-olla see on veist delusional, aga mind see aitab kaasa ja see aitab mind siis veenda inimesi nagu veel kord, Pariisis, et see on midagi, mis on nagu äge. Kas sul on veel midagi, mida sa sooviksid meie kalliitele vaatajatele enne lõpetamist öelda? Ei ole. Ja siis Roberta Einer, suur aitäh sulle saatesse tulemast. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja kohtume juba järgmine kord.